Tere armsad tervisehuvilist. Oleme siis oma järjekordse tervendajaminutite saate juures. Ja lähme siit siis kenasti edasi oma tähestiku järjekorras. Saate algusesse nagu ikka siis väike hoiatus, et kui te oma tervist ravite, ükskõik mis vahend, meetodid ja selleks valite, on siis alternatiivmeetod või tavameditsiin. No tavameditsiini puhul see muidugi ei kehti, aga kontrollige alati tavaarsti juures ära. Ärge jääge puhtalt alternatiivi peale lootma. Selles mõttes, et mitte et alternatiiv ei aitaks, aga nagu ma olen öelnud, ta on väga individuaalne, sõltudes nii ravitsejast kui ravitavast ja ühesõnaga ta võib saada väga häid tulemusi, palju paremaid tulemusi teinekord kui tavameditsiin, kuivõrd ta toimib natuke teisel tasandil. Aga tavameditsiin kontrollib seda kõige baasilist nii-öelda molekulaartasandit. Ja sealsed muutused, need annavad nagu enam-vähem ühese vastuse või noh, mitte muidugi alati, aga siiski turvalisuse mõttes on alati mõistlik sealt üle kontrollida. Et tervendamine toimub tegelikult nagu mitmes tasandis. On, ütleme nii, kõige materiaalsem tasand ja siis läheb järjest vaimsemaks tasandiks, eks ju. Mida materiaalsem tasand, seda selgemaid vastuseid saab. Ja mida ülespoole, mida vaimsemaks läheb, võib teha imesid, aga imed teadagi on suhteliselt juhuslik nähtus. Nii et selles mõttes ja tervendajad tegelevad tegelikult või toimetavad ikkagi seal ülemistes kihtides, kus on vaimsed. Ja meiegi siin praegu otsime eelkõige neid vaimseid põhjusi. Vaimsete põhjuste leidmine, nagu ma olen siin alati öelnud, on oluline, ükskõik mis meetodi me valime. Sellepärast, et kui need on paigast ära, siis ravi, kuidas sa ravid, mitte üks ravi ei toimi. Samas teinekord võib, mul on olnud selliseid imelisi tervendusi, kus tõesti ma lahendan mingisuguse vaimse probleemi ja inimene hetkega terveneb justkui. Või ühesõnaga läheb probleem mööda. Aga neid asju ei saa kunagi ette ennustada, kuna see niimoodi läheb ja kas see läheb. Et selles mõttes seal on ikkagi oluline, et oleks tavameditsiini kontroll peal. Nii. Aga meie nüüd lähme siit oma tänaste tegelaste juurde. Ja esimene tegelane on meil keel. Seesama, millega me siin kõik suhtleme, räägime, aga millega me ka maitseme. Võtame toitu vastu, teeme kindlaks, mis meile suhu tuleb, mis alla läheb, esmakontroll. Ja eks keele vaimne pool on nüüd kaasa. Siin keelel võivad olla mitmesugused probleemid, eks ju, haavandid, kasvajad, mida iganes. Aga kui keelega on probleem, siis on, ja muidugi söömine on, eks ju, otseselt keelega seotud. Ja tõepoolest ongi üks tähtsamaid asju keele probleemide puhul ongi see, et inimene süüdistab ennast, et ta sööb liiga palju. Ülesöömise probleemid. Et ta on liiga kirglik nende maitsete. Ta tahab nautida, tahab seda maitset nautida. See loomulikult ma ei taha nüüd öelda, et kõik gurmaanid kohe keele kasvaja saavad, seda kaugeltki mitte. Nautida võib, aga alati naudingutega on, nauding ehk rahuldus on ego vajadus. Et puhtalt vaimsel tasandil, kui ma olen väga vaimne inimene, siis iseenesest ma saaksin eksisteerida niimoodi, et ma ei saa mitte mingisugust rahuldust. Ja ma ei vajagi seda. Ma ei saa, tähendab, ühtegi sellist maist, materiaalset rahuldust nagu ei saa. Kõik need meelelised rahuldused, need ilus, ma ei tea, mis imelised maitsed, ilusad värvid, kõik meelelised rahuldused. Ja keeleprobleemid nüüd on, siis tekivad eelkõige see, kui inimene liialdab nende maitsemeeltega. See tekitabki olukorra, kus ma söön, aga tegelikult mul samas on taustal nagu siuke sügav süütunne ja ma hakkan karistama. Ma hakkan karistama seda esimest organit, mis mul seda, mille kaudu see nauding tuleb, eks ju.
ma teen endale raskeks, noh näiteks tekivad keelehaavandid ja ma ei saa enam häid toite süüa, eks ju, ma ei saa neid maitsta. Noh, mul on endal tavaliselt suuahved, kõigil olnud hästi valusad väiksed haavandid suus. Ja need võivad olla nii hullud, et sa ei saa üldse midagi süüa, et sa läbi häda mingit vedelikku lased, niristad endale sisse. Vot keelehaavand võibki siis tekitada, see suuhaavand tegelikult laiemalt, eks ju. Ongi siis see, et ma ei luba endale neid naudinguid. Ütleme nii, et ma alateadlikult saan aru, et ma täiesti ilmselgelt liialdan nendega. Või siis ka, et ma tegelikult ei liialda, aga ma olen saanud kas siis lapsepõlves sellise kasvatuse, et ma ei vääri neid, ma ei tohi saada naudinguid. Naudingud ei ole minu jaoks. Ma pean olema väga askeetlik, väga striktli kõik hoidma. Ja vot siis, kui ma lasen ennast satun niisuguse lõdva elu peale, et ma vohmin endale sisse, haplus on üks surmapattudest ka. Kui ma niimoodi hakkan endale sisse vohmima, siis ma hakkan ennast selle patu eest karistama. Ja vot karistada ma võingi nende keelehaavanditega, mis on siis väga valulised ja takistavad otseselt seda söömise kogemust. See on nüüd keele nagu üks pool, eks ju. Aga teatavasti keelel ka teine pool, see, mis suust välja läheb. Isegi üks mingi ütlus on selle kohta, et probleem ei ole mitte see, mida sa suust sisse ajad, vaid probleemid tekivad sellest, mida sa suust välja ajad. Ja vot siin on nüüd, siit ka see väljend, keelt hammaste taga hoida, et ma ei lase teda nii-öelda välja. Kui ma pidevalt surun oma mõtteid, oma sõnu, ma ei luba endale ennast väljendada. Ma süüdistan ennast selle eest, et ma lobisen liiga palju või et ma nagu näiteks see, et ma pean enda väljendusi, või ütleme see, millega ma ennast väljendan, ma pean seda väga väärtusetuks. Seda ei tohiks nagu maailma minna. Aga ma ei saa ma ei saa ennast pidama ka, ikka kipun halvasti ütlema või kipun nagu valesid asju ütlema, mis mulle üldse ei meeldi. Ja siis ma jälle karistan ennast sellest, eks ju, et mis pagan asja sa siin ütled niimoodi. Ja ongi, teeme haiget. Nagu ikka, et läbi valu jõuavad ju need infod kõige paremini alateadvusse kohale. Ja mis sa salata, läbi alateadvuse tegelikult ju need vaimsed haiguste põhjused ka toimivad. Sest keha on meil otseselt meie hinge väljendus. Mitte ainult keha, tegelikult kogu meie keskkond. Kõik, mis meie ümber on meie enda väljendus, meie enda peegeldus. Need, kes on nüüd jõudnud vaimselt juba sinna sellesse 5D tasandisse, siis need teavad, et see pilt, kuidas siis seal 5. mõõtmes maailma näeme, maailm paistab, see on selline, et ma olen nagu minu keskel ja siis minu tähenduste lained nagu on ümberringi. Ühesõnaga kõik, mida kaugemad objektid, isikud, kes mu ellu ilmuvad, seda sügavamat alateadvust nad samas jälle peegeldavad. Ja siis loomulikult joonistuvad ka välja inimeste vahelised, kuidas nad omavahel kõik peegeldavad, kõik need tähendused joonistuvad välja. Aga jah, et ühesõnaga, kui me surume ennast nüüd maha ja ei lase ennast, tõesti nagu seda eneseväljendust ei luba endale, eks ju. Üks asi on see, et see tekib siis, kui mul on väga nagu ainult nendel, kellel on väga selge piir minu ja välismaailma vahel. Ehk et ma ei tohi endast midagi välja anda. See, kui sa oled seal juba 5D-s ja tegelikult see on nüüd nii-öelda, see 5D on juba see, kui sa jõuad tagasi tiiru. Algselt, kui me sünnime, me oleme emaga üks, ehk maailmaga üks. Siis meil toimub eraldumine ja nüüd siis jõudes mingi vaimse arengu tagajärjel või tulemusena me jõuame uuesti sellesse üks olemisse sisse. Ja selles üks olemises ei teki neid keeleprobleeme, sellepärast et seal me ei suru ennast enam alla. Me lihtsalt näeme, et kõik on mina ise, me ei tee kellelegi haiget ka, sest kõik olen mina ise, miks ma peaksin endale haiget tegema. Aga kui ma tunnen ennast maailmast eraldatuna ja siis ma karistan ennast, kui ma arvan, et see, mis minu suust väljub, see võib maailma, see ei sobi. Ma ei suuda, ma olen kas rumal või ma olen ikka jutukas või ma äkki tekitan olukorra, kus mind ei armastata.
sest see on ju meie kõige suurem hirm alati. Ja võt, kui keel justkui käituks nagu oma pead ja ohustab meid sellega, et meid ei armastata, siis me hakkame seda keelt lõhkuma. Kuidagi tekitame talle haigusi, toome selle nii-öelda karistuse kaela. Vaat, see oleks siis nagu keele poolt vist enam-vähem kogu jutt. Ja nüüd ma läheksin siis kohe järgmise tähestikult, kohe järgmise asja juurde on kehakaal. Noh, see on muidugi hästi lai teema. Et miks siis üldse kehakaal? Noh, kõigepealt kehakaal on üldiselt niimoodi, et keha on selles kaalus, mida hing arvab, et ta peaks olema. Aga oma lemmikkaalus nii-öelda. Kui ma nüüd mingil põhjusel nüüd, noh, tõesti nagu söön ennast sellest üle, siis on suhteliselt lihtne on võtta sellesse nii-öelda lemmikkaalu ennast tagasi või noh, see keha see normaalkaal ei pruugi olla nüüd siis nii-öelda selle tabeli järgi normaalkaal, vaid see on see kaal, mida hing arvab, et tal on vaja selleks, et sinna mugavalt sisse mahtuda. Ja võt, siin nüüd ongi kohe esimene asi, miks kehakaal hakkab tõusma, on see, et see on nüüd ego. Kui ego tunneb, et ta on nagu liiga väikseks surutud, ma tahan suurem, uhkem olla. Siis ma hakkan oma keha seestpoolt nii-öelda utsitama. No, minu uskumused hakkavad keha veenma, et ta peab suurem olema. Et ta peab olema kaalukam. Ta peab kuidagi suutma maailmas jälge. Ja see on nüüd üks põhjus, miks siis kehakaal hakkab tõusma, et muidugi tehniliselt on seal nüüd samad stressi söömine, aga kus see stress tuleb? See stress tulebki sellest, et ma tunnen, et ma olen natuke millegi poolest liiga abitu. Ma tahaks suurem olla, ma tahaks olla turvalisem. Kui mul turvalisus ära kaob, siis tekibki see olukord, kus ma hakkan midagi ette võtma selleks, et seda turvalist olukorda taastada. Ja üks võimalus ongi see, et ma olen hästi suur. Noh, vaadake kunagi saurused. Miks nad nii suureks läksid? Läksidki selle pärast, et oli see võidu relvastumine nii-öelda. Ja kui ma olen nii suur nagu üks brontosaurus, mul on nii rahulik olla, et ei kotti mitte miski. Ja umbes sama loogika tegelikult toimub inimeste alateadvuses ka. Ehk et kui mul on madal baasturvalisus, mis siis nüüd tuleneb sellest, et mul on lapsepõlves olnud mingi emaga mingi teema selline, millest ma näiteks ta on mind jätnud liiga pikaks üksinda imikueas. Imikueas üldiselt öeldakse, et ema ei tohiks minna kaugemale kui 4 meetrit oma lapsest, kuni tema mingi 3-aastaseks saamiseni. Praktikas päris nii hullu koormat nüüd ei saa naistele muidugi peale panna, aga ta paratamatult, ta kipub ikkagi niimoodi olema, 4 meetrit nüüd just mitte, eks ju, teise tuppa ikka minnakse, aga iga eemale minek tekitab trauma lapses ja vähendab tema baasturvalisust. Ja kui see baasturvalisus on, me ei hakka siin pikalt lahkuma, kuidas need baasturvalisuse kaotsedus tekivad, eks ju. Aga ütleme, baaspõhimõte on selles, et ema on see, kes tagab turvalisuse. Ja kui emaga millegi pärast see side läheb paigast ära, siis see baasturvalisus kaob ära. Ja ütleme niimoodi, et katseliselt on kindlaks tehtud, et oma sidet emaga imik suudab üldse hoida maksimaalselt, alla 3-aastane laps, ma pean silmas, mitte ainult imik, aga alla 3-aastane laps, suudab hoida maksimaalselt 3 päeva. Kui ema on kauem ära, siis ta ei saa öelda, et ta unustab ära, aga ta kannab ema nagu maha. Ja kui ema tagasi tuleb peale seda aega, siis ta nagu ei tee teda enam tundma. Eks ma olen vaadanud ühte õppefilmi sellest, kuidas laps viiakse, meie ema läheb vist kuskil haiglasse ja laps viiakse lastekodusse selleks ajaks. Ja ta on kokku vist mingisugune 6 aega ära. Aga ühesõnaga esimene 3 päeva laps veel aktiivselt otsib ema. Peale 3 päeva möödumist muutub laps passiivseks
läheb nurka ära. Ja kui siis ema lõpuks tuli, siis ta mitte ei tormanud käed laiali emale vastu, vaid ta keeras pea ära. Ta keeldus emaga suhtlemas. Ehk et tema energeetiline side emaga oli katkenud. Ja vot kui see energeetiline side kaob, siis kaob turvalisus, sest tegelikult kaob usk sellesse, et maailm on üldse püsiv. Sest ema, reegel on see, et ema on lapse maailm ja maailm täiskasvanu ema. Ja vot, kui see turvalisus kaob, siis me täiskasvanuna hakkame seda loomulikult siis nii-öelda millegagi kompenseerima. Ja see üks selleks on, ja see on siis läbi kehakaalu. Nüüd kehakaalu teine aspekt on kaitsemaailma vastu. Kui meil, näiteks, kui on olnud väga agressiivne isa, siis ma olen, mitte see ei pea isa olema, aga üldse agressiivsed suhted vanematega lapsepõlves. Et laps, taas jälle tegelikult selle turvalisusega seotud, aga see on natuke teise nii-öelda rõhuasetusega. Siis me hakkame sellest on palju räägitud, et me hakkame endale sellist turvapolstrit ümber kasvatama. See on umbes see sama asi, eks ju, aga natuke teise nurga alt vaadatuna. Põhimõtteliselt, taaskord jälle, me läheme paksuks selleks, et ennast turvalisemalt tunda, eks ju. Aga ühel juhul ma kaitsen ennast maailma eest, eks ju. Teisel juhul ma tunnetan rohkem, et ma tahan ise suurem olla, eks ju. Ja huvitav kombel, tavaliselt just ongi see kaitsen maailma eest on nagu rohkem läbi isade tulnud probleem. Ehk et kui laps õpib isa kartma, siis ta tulevikus hakkab nagu isade vastu ennast kaitsma. Et see muutub siis tema nii-öelda ellujäämise strateegiaks. Siis on veel üks aspekt on see, kui lapsed ei eraldu emast ära, ehk nad sisuliselt jäävad nagu emakasse sisse, vaimses mõttes. Siis on selline asi, et mul turvalisus on tegelikult mingis mõttes okei. Aga lootel on teatavasti nii-öelda sisemine programm täita kogu saadaolev ruum. Ja vot see on jälle üks asi on see, et kui ma olen selles loote seisundis, siis põhimõtteliselt ma olen programmeeritud maksimaalselt kogu aeg tarbima ja kasvama. Tarbin ja kasvan. See tegelikult jätkub seal imiku ühes ka. Ja vot kui ma olen nüüd sellises seisundis, et ma olen ema põhimõtteliselt vaimselt nagu emakas, siis ma ka paisun kogu aeg, et seda emakat täita ja olla nii-öelda emmele meelepärane. Ja selline olukord nüüd tekib, see on nüüd siis seotud selle, tegelikult ega laps ei eraldu emast siis, kui ta sünnib. Siis tuleb ainult keha tuleb emast välja. Vaimselt on ta emaga sisuliselt 7. eluaasta, ehk et siis selle niinimetatud oidipaalperioodini. Ja see eraldumise protsess peaks, ideaalis, kui ma nüüd skemaatiliselt sellest räägin, siis see peaks toimuma niimoodi, et kui imetamine lõpeb, imetamise periood on ema maksimaalselt hea, armas, kaisub, kõik maksimaalselt turvaline. See on baasturvalisuse teke. Nüüd peale imetamise perioodi lõppu emal peaks, ema on meil teatavasti kaks arhetüüpi. On hea ema ja kuri ema. Ja kuri ema on siis see muinasjutus tuntud see nii-öelda võõras ema. Ehk et siis peale imetamise lõppu peaks ema ette keerama selle võõras ema poole ja hakkama last endast eemale tõrjuma. Aga see peab olema loomulikult selline tundlikult tehtud protsess jälle, sellepärast, et kui sa liiga äkiliselt seda teed, siis traumeerid jälle lapse ära, eks. Sa pead tasakesi, kuidagi niimoodi kogu aeg lükkad eemale, aga ja emad tihti saa sellega hakkama, sest nad tahavad nii head olla, aga see nõuab kuri olemist. Teatud piirini kuri olemist, eks. Ja siis ongi selline olukord, kus ema tõukab ja isa tõmbab. Ja nüüd 7. eluaastaks peaks siis see oidipaalperioodis peaks see eraldumine nagu lõplikult ära toimuma. See on näiteks lumivalgete see muinasjutus, see on nüüd see koht, kus kuri võõrasema, ütleb, kutsub Küti, kes seal muinasjutus tegelikult sümboliseerib isa sellisel kujul, ta on isa sümbol, palju see
võlupeegel on isa ja nii edasi. Noh, ma ei hakka praegu lahti seletama seda. Aga kutsub küti ja ütleb, et võta see laps ja vii metsa ja tapa ära, tükelda ära ja too tema siseorganid mulle näha. See tähendab, et tegelikult ta nagu sümboolselt ütleb, et lööge tema maailm tükkideks. Noh, ta siis nii-öelda ütleb, tahab neid tükke näha, et see maailm tõesti tükkideks lööd. Ja vot, noh, seda muinasjuttu kõik teate. Aga noh, põhimõtteliselt siis samasuguse printsiibi järgi umbes see eraldumine käib ja kui seda eraldumist mingil põhjusel ei teki, kas on, see võib olla mitut pidi, eks ju. Mul täna ei ole kahjuks aega enam väga pikalt seda rääkida, aga noh, see on väga pikk jutt, kuidas see nõuaks omaette saadet täitsa. Aga noh, põhimõtteliselt jah, et kui see eraldumine, kas ta on liiga traumaatiline suhe vanematega, sest lapsel ei ole julgust eralduda, isa ei julgusta piisavalt ehk ei tõmba, on liiga hoidev nii-öelda ahviarmastuse ema, mis jällegi ei lase lapsel eralduda, ta hoiab kogu aeg nii-öelda oma kaisus. Ja ühesõnaga siis hakkab laps, tulevases elus hakkab paisuma, läheb suureks, ta on nii hea loode, ta kasvab hästi suureks. Vot, et sellega oleks meil siis nüüd tänane saade jälle õnnelikult läbi. Eks me järgmine kord lähme jälle järgmiste asjadega edasi. Teiega oli taas hästi tore. Ärge unustage meie kanalit tellimast ja kirjutage ikka sellele meili aadressile, kui teil on mingi mure või tahate mingit küsimust täpsustada. Ma vastan teile kirjalikult, kellelegi vastamata ei jäta. Aga tänaseks on siis kõik ja kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!